2019. aasta alguses ilmavelgust näinud 5. põlvkonna Rav4 on osutanud ülimenukaks ja tänasel päeval võib teda näha igal ristmikul sõitmas 4 erinevasse suunda. Ka täna pole talle osaks langenud mingit erilist facelifti, kui on ta juba 4. korda meie saates külas, 5. põlvkond. Küll aga ei tähenda see seda, et Toyota ei tahaks sellest eduloost välja pigistada kõik, mis vähegi võimalik ja seda on ka tehtud juhi uue GR Sport erimudeli näol. Tere tulemast taas kord kaasa olema naistsõidu proovisõidu saatele. Kõige rohkem inimesed tahaksid teada, kas see GR Sport on tõepoolest annab talle mingi rajudama mootori ja veel rajudama väljanägemise, tõesti väljanägemine on tal raju selline äge punane värvitoon, mis on jäetud justkui maasikaks ja mida varematele versioonidele ei ole saanud 2 värvitoonis kere ja tõepoolest jäigestatud vedrustus nii ees kui ka tagasillas. Aga paraku see GR Sport ei tähenda mingit rajudat V8 mootorit, vaid on lihtsalt selline disainipakett ja mootorid on tal ikkagi hübriid või pistikhübriid mootorid. Aga on olemas tal veel täiustatud juhiabisüsteemid Safety Sense, kus on olemas ka nüüd hädaolukorras siis abiroolimine ja uhked 19-tolised valuväljed. Tagaistujatel on ruumi lahedalt ja pistikhübriidil mahub pagasruumi 520 liitrit, kui tavalisel hübriidil 580 liitrit. Märkimisväärsem uuendus on toimunud aga interjööris, kus on nüüd olemas 10,5-tolline multimeediasüsteem varasema 8-tollise asemel ja 12,3-tolline digitaalne näidikupaneel ja mis on muutnud seda autot veelgi ägedamaks. Muidu kõik on samaks jäänud ja kõik juhtmevaba telefoni laadija 9 kõlariga JBL helisüsteem on seal täielikult olemas, soojendusega rool ja soojendusega esiistmed. Võib-olla hakkab see natukene juba ajale jalgu jääma, aga ka sõidurežiimid Öko, Normal ja Sport on seal täiesti esindatud. Ta on alati, GR Sport on alati nelikveoline ja variaator käigukastiga, aga tõepoolest mootor ei ole tal kahjuks mingi äge V6 või V8 ega ka mingi turbotatud elukas, vaid lihtsalt see tavaline 2,5-liitrine hübriidmootor, vabalt hingav mootor, millel on siis 133 kilovatti ehk 178 hobujõudu ja kogu võimsuseks märgitakse siis 218 hobujõudu koos elektrimootoriga. Aga tõepoolest see on ju sellise Rav4 saab ju kätte ka palju odavama raha eest kui 48 000 eurot ning pistikhübriid ka samasugune mootoriskeem 2,5-na, aga 222 kilovatti ehk 300 hobujõudu on tal olemas ja suudab ka sõita kusagil 60 kilomeetrit puhtalt elektrijõule ja 6 sekundiga jõuab ta 100-ni, mis on kõik väga tore, aga see kõik on ju juba teada meil Rav4 pistikhübriid versioonis, mille saab 50 000, aga see GR Sport nürib enda eest välja 60 000 eurot. Ehk tõepoolest seda hinda on nagu ikka tõesti väga-väga palju tema eest, sama raha eest saaks 2 Rav4 või väga hea Land Cruiseri juba. Ning et tõepoolest 60 000 eurot tuleb välja saada, et kes saad endale ilus tume punane Rav4, paraku mingit paremat mootorit tal ei ole. On natukene sportlikum vedrustus, natukene sportlikum juhtimine, aga midagi sellist, mis paneks inimesi 60 000 eurot maksma, isegi nii eduka ja nii hea Rav4 eest mina ei näe siin nagu päris ühtegi nii veenvat argumenti, aga võib-olla on Toyotal õigus ja autod, mida on ostetud lademetes 30 000 euro eest, võib-olla ostetakse ka nüüd 60 000 euro eest. Selline on GR Sport erimudel, kas see on viimane asi, millega 5. põlvkonna Rav4 meid üllatab või mitte, sellest saame aimu lähiajal, aga meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.